Head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on teie kõrvus. Helisemas mina olen saatejuht Kaidar Kahar ja mul on täna väga hea meel öelda tere Hendrik Salum, Gustav Adolfi gümnaasiumi koolijuht, võrratu mees ja minu arust näete te ka väga hea välja. Ma teen selle jultunud ettepaneku, kas me võime öelda sina? Ja võib öelda julgelt sina. Ma kuulajale teavituseks, et me tegelikult leppisime selle sinatamise juba enne kokku, aga et oleks siin dokumenteeritud ka. Hendrik, kust sa tuled? Mina olen sündinud Tallinnas, terve elu Tallinnas elanud, kuigi kummalisel kombel kumbki mu vanematest ei ole Tallinnast. Isa on Tartust ja ema on hoopiski Tapalt pärit. Kas sa oled haritlaste perest? Isa on eluaegne metsamees olnud, metsaülem, aga selles mõttes küll, et ema on eluaegne õpetaja olnud. Kui sa vaatad oma lapsepõlve tagasi, et meie selle saate fookus on selline elustiil ja tervis ja eneseharimine ja hoidmine ja kuidagi säästmine, siis milline sinu lapsepõlv selles fookuses oli? Kas sa oli teil see kuidagi üldse teemaks või praktikaks? Selles mõttes ma arvan, et mul oli selline hästi tore ja mõnes mõttes nagu vaba lapsepõlv, et kui me päris sellest nagu lapseeast räägime, siis oli ikkagi see, et suvel maale ja hommikul välja metsa ukakat, luurekat, mida iganes mängima ja hea, kui vahepeal koju tagasi ja õhtul siis koju tagasi. Et selles mõttes seda liikumist ja kõike seda oli hästi palju. Aga kas see oli ka kuidagi koordineeritud ja suunatud vanemate poolt? Et lähme teeme koos, ma ei tea, paneme sellele kanuule nüüd uue presendi peale ja paikame põhja ja lähme käime metsas ja vaatame seeni ja siuke värk. Mõnes mõttes küll, ja selles mõttes, et jällegi, kuna isa on eluaegne metsamees olnud, siis ja kõik suved maal veedetud, et siis oli seda ka, et me tegime ikkagi asju koos. Aga seal juures oli ka see, et kõrval olid samavanused. Ehk siis suurem osa sellist nagu ringi jooksmist ja mängimist olid ikkagi nagu eakaaslastega, sõpradega. Kas sinu peres oli sinu kõrval veel lapsi? Olid sa või oled sa ainuke laps? Ei ole, mul on vend ka. Vend on minust aasta 4 kuud vanem, aga kuidagi me juba lasteaias olime koos ja isegi koolis käisime koos, sest mina läksin 6-aastaselt kooli, nii et me oleme nagu vennaga kogu aeg koos olnud. Nii et vend oli see sinu kambajõmm ja võitluskaaslane ja teejuht? Ja põhimõtteliselt küll, jah. Aga kuidas täna on? Täna on nii ja naa. Ma arvan, me endiselt suhtleme hästi tihedalt ja saame hästi läbi ja töötame ka samal alal, nii et... No, milline oli su kooliaeg? Kuhu kooli sa läksid? Mina käisin 21. koolis, mis on siin samas kõrval. Raadiomaja kõrval siis? Raadiomaja kõrval. Ja käisin 1. kuni 12. klassini seal. Minu haridustöö oli 11 aastat, sest siis tehti see muudatus, et mina näiteks ei ole 4. klassis kunagi käinud, ma läksin 3. edasi 5. No 4. on päris karm klass, seal on igast huvitavaid asju. Siiamaani mõtlen, et huvitav, mis mul nagu omandamata jäi. Aga ma võin öelda, et kindlasti kuulavad seda saadet ka su lapsed Kaagist ja siis nad võivad kasutada su vastu, et sa ei ole 4. õppinud. Ma olen valmis selleks. Aga kooliaeg läks sul rahulikult. Kas sa mäletad ka koolist lisaks õppimisele seda kehakultuuri osa, et tegelikult see või selline koolilaste tervise teemat, et kuidas see selles pildis oli, millest sina oma ajal õppisid? Mäletan ikka, tüüpilise poisina oli ikkagi see, et kui keegi küsis, mis lemmik õppeaine on, siis oli ikkagi kehaline kasvatus see. Ja eriti kehalise kasvatuse puhul ma mäletan need pallimängud. Korvpall oli hästi populaarne ja kõik sellised. Ma mäletan ainult ühte hetke, kus pahaaimamad läksid kehalise tundi ja nägid, et oli üles pandud need rööbaspuud ja kangid ja asjad, siis oli korraks see, et miks? Aga ütleme laiemalt võib-olla seda... Eks ta oligi minu kooli ajal selline kehalise tunnid, spordipäevad, see oli nagu see koordineeritud tegevus. Kõik, mis sealt ümbert oli see, mis me ise korraldasime klassikaaslastega. Et ma mäletan, mingis vanuses oli niimoodi, et olenemata sellest, kas vahetund oli 5 minutit või 15 minutit, oli alati õues ukaka mängimine koolihoovis. Siis me hakkasime klassivendadega koos näiteks laupäeviti käima korvpalli mängimas. Et ütleme kõik sellised liikumisega seotud tegevused valdavalt oli ikkagi nagu meie enda initsiatiiv. Aga kust see tuli või siis lihtsalt ei olnudki alternatiiv, et see oligi kõige toredam alternatiiv aega veeta? Ma isegi ei mäleta, kust see tuli. See ilmselt tuli sellest, et mingil hetkel oli klassivendade hulgas näiteks korvpall hästi populaarne.
ja olid neid, kes käisid trennis ja olid neid, kes tahtsid lihtsalt mängida ja siis me leppisimegi kokku, et me hakkame kord nädalas käima korvpalli mängimas, et see kuidagi olid sellised ühised huvid ilmselt selle taga. No praegu, kui me nüüd võime hüpata kohe tänapäeva, siis mina vaatan oma laste, kes on siis teismelised, siis seda generatsiooni ja väga-väga kõva trend on selline jõusaali harrastus, et nad kõik käivad jõusaalis. Mind natuke teeb murelikuks see, et kus see treener on, kes neile selle kava teeb. Ma just hiljuti rääkisin nädalavahetusel ühe noorhärraga, kes siis oli seda vist äkki mingisugune TikTok või mingi YouTube, siis küsisin üle vanemate käest, et kuidas on, siis ei, et keegi treener vaatas selle üle, et tegelikult üldiselt tahetakse väga teha ja see on see buumi värk, et ma ei tea, kas teie koolis on sama asi, et see jõusaali buum on nagu päris kõva. On ja see on, ma arvan, juba viimased aastad ikkagi niimoodi olnud, et see kuidagi on tõesti nagu buum ja noh, eks seal ühelt poolt ole see, et see informatsioon on niivõrd kättesaadav. Aga teine pool on see, et seda informatsiooni on alati mõistlik nagu ka kuskilt eksperdiga kontrollida. Et sa ei tee mingisuguseid asju, mis sa teed nagu heast tahtest, teed endale ainult head, aga lõpuks teed hoopis karuteen endale. No meil on ju need influencerid, kes on nii siis nendes TikTok, YouTube lihtsalt nimeta on ju. Ja ega seal ole palju sellist vastakat infot ju ka, et kes ütleb, et mingil juhul ei tohi mingit toitaineid süüa, teine ütleb, et ainult neid peabki sööma, et noore inimesena sa pead nüüd orienteeruma seal, et mis see siis õige on. Kus siis, ja pluss veel lisaks see kehakultus, eks ju, või kuidas sellega on, kas seda on tajuda kuidagi kooliruumis? On ikka, eks see ole alati olnud, et teatud vanuses tekib see selline, ma ei tea, on see edevus või tegelikult hästi loomulik, et inimene hakkab rohkem nagu hoolitsema oma välimuse eest ja tal on hästi oluline see, millise mulje ta jätab. Mulle tundub, et see võib-olla on nihkunud järjest nagu vanuseliselt allapoole. Nii et 12-aastased juba lükkavad benchilt, et palju sa benchilt surud olen ma kuulnud oma 12-aastase käest. Ja, on seda. Mul endal on ka kodus 12-aastane, 13-aastane nüüd, et tema veel jõusaalis ei ole käinud, aga tal on samamoodi, eks ju, käib jalgpallitrennis ja aeg-ajalt ka räägib sellest, et oleks võib-olla mõistlik nüüd hakata ka jõusaalis käima. No just. Aga mis siis isana sa ütled talle? No mina olen praegu talle öelnud seda, et kui jalgpallis trennikoormus on nii suur, nagu ta on, et siis ma arvan, et sellest täiesti piisab. Et kuskil, üle pingutada ju ei maksa. Me hüppasime nüüd vahepeal kooli, hüppame veel koolist sinna keskkooli aega tagasi. Sinu karjäär oli, tegelikult sinust sai õpetaja nagu su emast, eks ju. Pärast Tallinnat, Pedat. Ja. Jõudsid sa kooli, sa õpetasid Gustav Adolfist, kus sa praegu töötad, eks ju. Just. Ütle, mis see suurim vastutus on ühel õpetajal? Või mis on see, mis üks asi on, et sa pead keele mingisugusele tasemele jõudma, eks ju, aga on see kõige suurem või on seal ikkagi see, et õpetajalt oodatakse seda, et õpetaja kasvatab noorukitest inimesed? Ma arvan, õpetajana on see, et ega sa nüüd iga päev ei lähe tööle selle mõttega, et ma nüüd terve päev vastutan. Aga on mingisugused hetked seal ametis, kus sul see jõuab nagu kohale, mis see sinu vastutus tegelikult on. Et loomulikult üks asi on see nii-öelda, kui mina olen inglise keele õpetaja, siis minu vastutus on selgelt see, et minu õpilased areneksid inglise keeles. Aga võib-olla see olulisem on, ma arvan, see, on ta siis nagu eeskuju kaudu kuidagi mõjutada, on see mingisuguse oma olekuga, et see vastutus ka selle ees, et õpilasel on meeldiv keskkond, kus neid asju õppida, sest õppimine on ju raske. Aga sa pead looma nagu sellise õhkkonna, et õpilasel on hea meel sinna sinu klassiruumi tagasi tulla. Nii et see on üks oluline, et luua see keskkond, see sihukene inspireeriv või mitte siis vastaline keskkond. No just. Ma arvan, et see on oluline, sest sealt tulevad kõik vaimse tervise teemad ja ütleme, kui me räägime füüsilisest tervist ja liikumisest, siis ma arvan, et see on nagu selline eeskuju küsimus. Kui sa rääkisid oma noorusest, et sa käisid keskkooli ajal ja põhikooli ajal, ilmselt põhikooli ajal võib-olla rohkem seal vahetünni ajal palli mängimas, kas kui sa ise olid õpetaja, kui palju seda oli alles jäänud sinna kooli?
no mitte sinna kooli, vaid kooli üldisemalt. Kas sa nägid seda, et lapsed, noored tahavad minna või see on juba see küberaeg, kus koha peal vaadatakse hoopis sinna küberuniversumisse? Mina läksin kooli tööle aastal 2001. Eks tol hetkel juba ka oli seda küberaega, aga võib-olla... Ja siis mängiti ussimängu Nokia telefoniga. Et see küberplahvatus tuli natukene hiljem. Aga mida ma olen märganud on see, et ega lastele, eriti väiksematele, neile endiselt ju meeldib liikuda. Et kui sa pakud neile välja võimaluse näiteks, meil on 1.–6. klassini on pikk õuevahetund näiteks, kus pool tundi päevas on õpilased väljas. Siis loomulikult on neid, kes üritaks sealt kuidagi nihverdada, et saaks ikka nagu telefonis olla, aga üldpilt on ikkagi see, et nad naudivad seda. Et ma arvan, et selles suhtes see ei ole muutunud, aga ta on natukene teistmoodi muutunud, sellepärast, et sa küberruumis sa saad nagu niivõrd kiiresti kohe selle positiivse laksu, et sul on nagu lihtne sinna ära uppuda. Kui sa tahad seda liikumisest saada, siis sa pead tegema esimesed 2 sammu, et sa pead sinna õue, sinna platsile jõudma, aga küberis sa teed lihtsalt, tõmbad oma selle, mis iganes face näotuvastusega ja hakkab sul juba jooksma. Just. Kuidas ühe noore mehe peas sünnib see, et ma olen valmis seda sammu tegema, et ma olen valmis astuma ühe kooli juhiks. Ma siis meenutan seda, et sinust sai inglise keele õpetajast Gustav Adolfi kooli juht. Just. See on ka põnev protsess iseenesest. Ma muidugi ei olnud niivõrd noor mees siis, kui ma koolijuhiks sain. See oli 5 aastat tagasi, siis ma olin 40-aastane. Eks ta oli selline otsustamise küsimus, et ma tunnistan ausalt, ma ise selle peale tegelikult ise ei tulnud, et minust võiks saada koolijuht. Aga tol hetkel, kui eelmine koolijuht lahkus ametist, siis tekkis selline olukord, et koolil oli vaja uut juhti ja siis väga erinevad inimesed hakkasid minuga rääkima sel teemal, et kas sa oled mõelnud sellest, et sa võiksid koolijuhiks hakata. Minu esimene vastus oli see, et ei mitte mingil juhul. Ja isegi siin mõne kolleegi puhul ma mõtlesin, et nad teevad nalja. Aga mida rohkem neid inimesi oli ja mida erinevalt poolt, et mitte ainult õpetajad, kolleegid, vaid ka juhtkonnast ja ka hoolekogust. Et siis ma hakkasin mõtlema, et äkki seal taga ikkagi midagi on. Aga see otsus oli loomulikult mu enda oma, et ma kindlasti seda otsust ei teinud sellepärast, et keegi teine tahab, vaid ma mõtlesin ise nagu need asjad ikkagi läbi ja jõudsin selleni, et ma ei tahan saada koolijuhiks. Aga kuidas see see on ikkagi vastutuse võtmine, et sa oled ühes laevas, kus vajatakse juhti ja sina enda seest pead leidma selle, kuigi meeskonnakaaslased võivad tögada, eks ju, aga et kust ikkagi see enda, see fookus nagu tuleb või kus see julgus tuleb või mis need sammud on või need kontrollküsimused, et jah, ma olen valmis või on siin hoopis see, et hüppa rooli ja vaata, mis saab? Ma arvan, et on natukene mõlemad, sellepärast, et minul on need vahepealsed etapid vahele jäänud. Hästi tüüpiline on ju see, et koolijuhiks saab inimene, kes on olnud õppejuht näiteks või teine juhtkonna liige näiteks. Minul need kõik vaheetapid jäid vahele, ehk mina olen otse õpetajast siis koolijuhiks saanud. Ja mõnes mõttes on see hea, sellepärast, et seda vähem on sul mingisuguseid selliseid, ma ei tea, on need eelarvamused või mingid pilti, aga teiselt poolt on see negatiivne, sest mul puudus, kui ma koolijuhiks sain, ma nüüd julgen seda täitsa öelda, mul puudus väga selge arusaam, mida see tähendab. Ma teadsin seda, mis just see vastutuse pool on justkui, aga ma ei teadnud väga täpselt, mul ei olnud ettekujutust, mis asi see kooli juhtimine, mis see igapäevatöö on. Ja nüüd, kui ma olen seda 5 aastat teinud, siis ma võin öelda, et see kõige raskem, mõnes mõttes ka kõige põnevam, aga kindlasti ka kõige, ütleme selline nagu läbipõlemist tekitav ongi just nimelt see vastutus. Aga kuidas seda üldse märgata? Ma kujutan ette, et ega seal ei antud nagu mingisugust enesehoiuplaani kaasa selle töökoha positsiooniga, et seal pidid hakkama kohe tegutsema, et millal need esimesed märgid olid või kuidas sa üldse seda läbipõlemist nagu üldse tajuda või kuidas sa seda oled tajunud? Erinevalt. Alguses oli muidugi see, et kuna mina olen olnud õpetaja, õpetaja on vaieldamatu ekspert, siis juhina
mul oli alguses see probleem, et ma läksin edasi nagu eksperdina ehk mul tekkis see tunne, et ma pean kõigega ise süvitsi tegelema ja sealt lihtsalt tekkis see tohutu koormus ja mul oli nagu segadus oma peas, et mida ma pean ise tegema, mida delegeerima, kuidas toimetada. Et see oli alguses raske, lihtsalt puhtalt see töökoormus. Aga mida aeg edasi, seda rohkem sa saad aru sellest, et sina ei pea koolijuhina olema igas valdkonnas kõige targem inimene koolis. Sul on vaja enda ümber neid inimesi, kes on ühes või teises valdkonnas sinust oluliselt targemad. Sa pead neid usaldama ja sinu ülesanne on nende inimestega toimetada ja neid motiveerida, nende jaoks luua hea keskkond. Ja siis tuleb juurde see vastutuse küsimus. Ja siis sa saad aru, et lõplikult vastutad alati sina. Ja sellega on väga keeruline toime tulla. Ja see tavaliselt avaldub, see jällegi ei ole nii, et ma lähen iga päev tööle ja mõtlen tööle minnes, et nii, nüüd seisab ees 8 tundi vastutamist. Et sa teed oma asju, aga mingites episoodides ja tavaliselt ütleme sellises mingites keerukamates juhtumites sa saad aru, milline vastutus sul on. Et see on võib-olla see ma ise tunnen minu vaimse tervise ja selle kontekstis kõige keerulisem. Kas sa oled tajunud ka seda, et tegelikult on praegu asi jama, mul on vaja seda tuge, mul on vaja ennast kuidagi maandada, maha laadida? Jaa, on ikka. Mis need märgid on sinu jaoks, et sa saad aru, et nüüd ma olen läbi põlemise, ma ei tea, kuidagi seda ust näen või ma ei tea, kui kaugele sa saad lasta, ega sa ei saa väga hulluks seda asja lasta, on ju? Minu arvates on üldse, ütleme sellise kõik vaimse tervise ja läbipõlemisega on selline asi, et seda on kordades keerulisem märgata teiste inimeste puhul. Sest inimesed oskavad väga hästi varjata, kui neil on mingisugused probleemid. Aga mis puudutab, ütleme, vaimse tervisega tegelemist, siis on teistele oluliselt lihtsam nõu anda, kui ise oma vaimse tervisega tegeleda. Ehk siis ma tunnistan ausalt, sellega ma aeg-ajalt ikkagi maadlen. Aga minu jaoks on need märgid on pigem sellised, ma arvan, et ma olen ka suhteliselt oskuslik selle varjamises, et mul on tegelikult mingil hetkel raske, sest ma väliselt jään tihtilugu töösituatsioonis alati rahulikuks, alati rõõmsameelseks, toetavaks ja kus see nagu ma lõivu maksan, on kahjuks ilmselt siis ütleme pereringis, kus ma muutun tõenäoliselt selliseks oluliselt kinnisemaks, ma muutun võib-olla kergesti ärrituvumaks. Et need on need märgid, et ma oskan neid juba nagu märgata. Iseasi on see, kui hästi ma tulen nüüd sellega toime. Kes sul kodus on? Sul on abikaasa, sa last mainisid. On sul üks või mitu last? Meil on peres niimoodi, et meil on siis abikaasaga üks ühine laps ja siis 2 last on abikaasa varasemast abielust. Nemad on juba vanemad, nemad elavad eraldi. Nii et ütleme siis igapäevaselt oleme koos 3 pluss siis kass ja koer. Aha. Kuidas kodus, kuidas sa saad teha nii, et sa, ma saan aru, et kodus tekib ärritus olukord, kui sa töö juures on mingi turbulentsemad ajad, et kuidas sa seal kodus siis ennast maha laed või on teil mingisuguseid kokkuleppeid, et mida teha või mida mitte teha siis, kui on keeruline? Otseselt nagu kokkuleppeid ei ole, eks seal olegi, iga inimene tegelikult peab leidma, ma arvan, selle viisi, mis aitab temal maha laadida. Minul on üheks selliseks viisiks on näiteks muusika. Ma olen tohutu muusikafänn, ma kogun vinüülplaate. See aitab mind maha laadida. Teine asi, mis aitab, on see sama liikumine ja trenni tegemine näiteks. Aeg-ajalt on need täiesti ootamatud, mõnes mõttes ka nagu jaburad asjad. Ma võin näiteks istuda Netflixis ja vaadata mingisugust seriaali, mida ma tavahetkel võib-olla ei vaataks. Aga seda vaadates ma tunnen ennast jälle paremini, mida aitab mind nagu maha laadida. Et need on sellised mingisugused tüüpilised asjad, mingid asjad on jällegi sellised nagu ootamatused. Kui sa mõtled selle tugigrupi peale, kes on sinu see tagala või see sinu seljatagune, kes need inimesed on? Sa ei pea nimesid nimetama, aga et mis inimesed need on, kelle poole sa saad pöörduda või ennast nagu laadida? Ja on loomulikult pere, kes muidugi peab ka nagu mingil hetkel välja kannatama selle minu frustratsiooni.
Aga on niimoodi nagu erinevaid võrgustikke, et meil on näiteks on grupp koolijuhte, kellega ma suhtlen rohkem, kellega saame mingeid kogemusi vahetada, kas tööasju rääkida, mõnikord üldse ka mitte tööasju. Ja siis on võib-olla kolmas on selline väiksem seltskond, kes ei ole üldse kooli inimesed, kellega on aeg-ajalt väga hea rääkida asjadest, mis ei puuduta üldse kooli. Et võib-olla selline, ma ei tea, kolmik. Kolm ringi, mis Kolm ringi, jah. Kas nad on omavahel niimoodi teavad ka üksteist või nad on täiesti eraldiseisvad? On seal mingid, lihtsalt huvi pärast küsin? On ka kokkupuuteid, aga võib-olla ma ise nagu ka hoian nad selles mõttes nagu eraldi. Kuidas teha nii sellist kooli, et lastel oleks stressivaba õppida? No vot, see on selline $1 miljoni küsimus. Et ma arvan, et hästi suur roll on ka selles üldises õhkkonnas. Et millise õhkkonna sa selles koolis tekitad. Ühelt poolt ta peab olema kindlasti toetav ja peab olema selline, kus igal õpilasel on hea olla. Samas arvestades seda, et kooli kontekstis tuleb alati ette raskuseid, tuleb konflikte. Neid konflikte ei tohi ka kuidagi ignoreerida, neid ei tohi võtta seda mõtteviisi, et ühtegi konflikti ei tohi olla. Sellepärast, et siis juhtub jällegi see, et laps, kes on sellises keskkonnas nii-öelda nagu vati sees kasvanud, ühel hetkel ta puutub mingi konfliktiga kokku ja siis ta ei oska seda lahendada. Ehk siis, ma ütleksin võib-olla siuke hästi lihtne vastus on see, et selline keskkond peaks olema koolis, kus kõigil on võimalik harjutada ja kõigil on võimalik vigu teha. Ja ei tohi karta seda, et kui ma nüüd teen vea, mis siis saab. See on päris karm. On. Suure kooli puhul kindlasti veel võib-olla see mõnes mõttes võimendub. Me räägime ju siin sellest, kuhu ma üritan seda juttu üürida, on see, et kool on see koht, kus kasvavad ja idanevad meie ühiskonna järgmise või ülejärgmise põlvkonna tegijad. Ja praegune statistika, mis puudutab meeste osa, on ikka päris julm, et tervelt elatud aastaid on vähe ja surrakse maha ja väga palju on eluviisiga seotud. Ma tahtsin tüürida selleni, et mis on kooli roll terviseedenduse juures, ehk siis veip, alkohol, samamoodi vähene magamine, puhkamine, liigutamine. Kuidas need asju koolis ajada, et see statistika pöörduks paremusele? Ega ei ole midagi teha, ega see siukene vanakooli konservatiivne keelud, käsud, karistused, ega see ka toimib ju endiselt edasi. Selles mõttes, et kui sul on ikkagi kooli reeglites kodukorras kirjas, et on 0 tolerants nendele asjadele, siis kui keegi selle vastu eksib, siis järgnebki ka karistus. Ma arvan, et see olulisem pool seal on teavitustöö ja on eeskuju. Et need kaks asja ilmselt mõjuvad oluliselt rohkem kui need karistused. Karistus tavaliselt mõjub võib-olla sellele inimesele, kes on eksinud. Aga laiemast pildist ta ju, ma ülemäära palju ei usu seda, et inimene on võimeline teiste vigadest väga palju õppima. Inimene ikkagi eelkõige õpib enda vigadest. Kas ma olen aru saanud valesti, et tegelikult näiteks seesama veipimise buum on nagu mingi tohutu probleem koolides või on see vähenenud ajaga või kuidas sellega on? Kuidas teie vaates paistab see? Ega sellega on ka niimoodi, et võib-olla need juhtumid, mis nagu kooli jõuavad, on võib-olla ainult see jäämäe tipp. Et kool ei saa ju kontrollida õpilaste käitumist 24 tundi ööpäevas. Et me koolina saame teha seda, et me paneme paika oma kindlad reeglid ja oma kindlad siis ütleme kokkulepped koolipäeva jooksul. Mis väljaspool seda jääb, ma isegi ei oska nagu seda selles mõttes näha või kommenteerida, et mis seal nagu mängus on. Kuidas sul endal on? Oled sa pahede küüsis olnud? Oled sa pidanud sellega silmitsi seisma? Ma jälle hoiatan, et siin õpilased kindlasti kuulavad ja võivad kasvatada seda sinu vastu. Ma olen kuidagi vist selles mõttes selline
pigem nagu hästi korralik inimene, et ma ei ole kunagi, ütleme, kui alkoholi või suitsetamisest räägin, ma ei ole selle pahe nagu küüsis olnud. Ma ei ole elu sees kunagi suitsetanud näiteks. Kuidagi ei ole see tõmmanud või ei ole see mulle tekitanud mingit ka sellist põnevust. Ma ei tea, võib-olla ma olen ka hästi alalhoidlik inimene selles mõttes, et et sa ikkagi minu puhul näiteks mõjub see nii-öelda šokiteraapia, kui keegi näitab mulle, mis võib juhtuda, kui ma suitsetan, siis mul kohe tekib see, et aga miks ma seda endale teen. No sealt teie koolist tervishoiumuuseumisse, kus on need kopsud kõik üleval, ei ole pikk tee. Just. Ma tahtsin küsida veel selle kohta, et meie metsade üks suurim õudus on puuk ja sina said temaga kokku. Kui ma esimest korda siin nägin, minu arust sa olid peaaegu liikumisvõimetu või kasutasid rulaatorit. Kuidas sellisest olukorrast vaimselt välja tulla, et sa noore mehena saad siukse litri, kus sa saad aru, et su keha ei toimi ja kuidas sealt välja ronida? Nüüd läheks vist... No ma saan aru, aga ütle, mis need sinu need siuksed postulaadid olid või mis oli see, mis sind aitas sellest välja ronida? No, mina jäin puukentsefaliiti 2 aastat tagasi. Nüüd juba natuke rohkem, ütleme 2 kuud rohkem kui 2 aastat tagasi. Ja mulle ta mõjus niimoodi, et mul kaotasin kontrolli oma vasaku keha poole üle. Vasak jalg, vasak käsi ei toiminud. No seal oli veel igasuguseid põnevaid asju nagu topeltnägemine ja näonärvi pareesid ja kõik sellised asjad. Aga need pikaajalisemad jääknähud on siis see, et mul tegelikult siiamaani on vasak keha pool oluliselt nõrgem, mis tähendab seda, et ma endiselt maadlen selle haiguse ja selle jääknähtudega ja jällegi ma arvan, et siin on mängus see, et ma arvan, et ma suudan ära petta, aga see, mis ta nagu vaimselt tähendab, sealt välja ronimine, ega ma ei ole sealt välja roninud. Sest ma olen kogu elu olnud hästi liikuv inimene. Ma olen nautinud liikumist, spordi tegemist, võrkpall, korvpall, tennis, kõik asjad sinna otsa. Kui sul ühel hetkel see võetakse ära ja sa pead ümber mõtestama selle, et sa saad küll liikuda, aga sa ei saa samu asju teha samaväärselt, siis see on kaunis keeruline. Mis mind aidanud on eks töö nagu enda ja oma mõtlemisega, leppimine sellega, et sa mingeid asju nüüd kas ei saa teha või teed teistmoodi. Ka psühholoogiline abi aitas mind alguses. Aga ma ei ole võib-olla selles mõttes see nagu muster näide sellest inimesest, kes on mingisugusest jamast täielikult välja tulnud, sest seda frustratsiooni on endiselt mu sees päris palju. Ma arvan, et sellel teemal võiksid sa käia neid loenguid andmas inimestele, et ega see on ju arusaadav, et ega selliste asjadega ei saagi ju lõpuni võitu saada. Absoluutselt. Et kui keegi kuulab, kellel on nagu kas sarnane probleem või siis minuga võib julgelt ühendust võtta, ma olen alati valmis sellel teemal nagu vestlema, rääkima oma kogemusest, mis see tähendas, kõik need ärevushäired, paanikahood, mis sellega kaasnesid, et üks asi on see füüsiline pool ja sellega toime tulemine ja taastumine, aga ma ütleksin, et see vaimne pool sellise suurte litakate puhul on kordades keerulisem. No ütle üks retsept, mis see on, mis aitab? Sa ühel hetkel pead aru saama sellest, et sa pead olema kannatlik. Pead leppima sellega, kiireid lahendusi ei ole. Kiireid lahendusi ei ole, kannatlikkus ja ühel hetkel tuleb see leppimine. No, ja seal on mingid sellised väiksed asjad, no näiteks ma kannan ortoosi ja see mõnikord tuleb täiesti suvalisel hetkel, näiteks see suvi oli see, et ma suure tõenäosusega ma pean elu lõpuni kandma ortoosi. Ja käisid meil külas paar inimest, kes vaatasid, et mul on ortoos ja nende esimene reaktsioon oli, kuule, see näeb ilgelt äge välja. Ja tol hetkel mul tekkis see leppimine sellega. Aga ma muudangi oma mõtteviisi, et see ei ole mingisugune tüütu asi, mida ma pean tegema, vaid see on nagu üks osa nüüd minust, et see on nagu minu omapära, et ma kasutan nagu selle ära. Ja eks seal ole veel asju. Minu puhul, ega ma nüüd ka, ilmselt õpilased ka kuulavad, aga minu puhul ma julgen täiesti tunnistada seda, et on näiteks tatoveerimine on see, mis minu vaimset tervist aitab hoida.
ma arvan, et sa tekitasid oma õpilastes väga palju küsimusi nüüd sellega, et võib-olla ka, jah. Aeg lendab armutult. Ma usun, et kui aeg läheb edasi ja me saame oma podcasti teha, et siis võib-olla mõne aasta pärast me võiksime uuesti rääkida ja vaadata siis nendele asjadele uuesti otsa. Aga mul on siin lõpus üks küsimus, mida ma meestelt ikka ja jälle küsin. Me oleme kõigest sellest rääkinud terves selles saates, aga äkki on üks niisugune lühikonspekt sul pakkuda. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Et niisugused mõned märgid. Füüsilise poole pealt ma endiselt ja mul on hea meel, et ma nüüd suudan jällegi nagu rohkem liikuda. Ma teen regulaarselt trenni. Muidugi seal on ka see küsimus, et trenni tegemine sellel eesmärgil, et sul on hea enesetunne või sellel eesmärgil, et sa saaksid oma käed-jalad liikuma, on 2 totaalselt erinevat asja. Aga ma ütlen, et nüüd ütleme 2 aastat hiljem ma olen jõudnud enam-vähem sinna tagasi, et ma jälle naudin trenni tegemist. Vaimse poole pealt need samad asjad, mis ma mainisin, muusika kuulamine, perega aja veetmine ja kõik sellised lugemine. Et sellised asjad on need. Ma arvan, et igaüks peab leidma need oma sellised klotsid, mis sinna sellesse vaimse tervise puslesse kõige paremini sobivad. Hendrik Salum, Gustav Adolfi koolijuht, mees, isa, aitäh, et sa tulid mulle külla. Ma loodan, et te nautisite tänast saadet. Mina olen saatejuht Kaidar Kahar ja kuulake ikka meid. Mehed hakkame elama.